Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekord võtame ette sellise temaatika, nagu mõnes mõttes võiks öelda isegi reklaaminduse tulevik või tänapäev. Et räägime natukene sellisest persoonil baseeruvast reklaamist ja selle mõjudest nii heas kui halvas mõttes. Aga et sellest mitte üksi siin jutustada on mul saates ka külaline. Tere Marja, tere kuulajatele. Mul on väga hea meel, et me sellest teemast räägime, sest mina väga siiralt usun, et see on tulevik nii äris kui ka poliitikas. Aga tutvustage ennast. Mina olen Olesja Saue, olen persoonibrändingu strateeg ja minu põhifookus on aidata ettevõtjatel kasutada teadlikult ja strateegiliselt digikanaleid selleks, et suurendada oma mõju ja teha seda strateegiliselt ja autentselt. Sest ütleme, eks just eile ka kuulsin, et tegelikult on selline päris oluline generatsioonide nihe nagu toimumas, et kui kuskil oli mingi uuring, vist Kristjan eile rääkis, et tegelikult kui sa nagu arvad, et lähed AK-sse ja räägid mingist teemast, siis see jõuab kõigile nagu kohale, siis tegelikult 50 pluss vanuses, see nagu on päriselt ka nii, inimesed vaatavad telekat ja vaatavad uudisid ja kõike muud ja siis tõenäoliselt ka nagu kui sa võtad reklaaminduse seisukohalt, need telekareklaamid siis võiksid nagu mõjuda. Aga kui sealt 50 alla tuled, siis see kukub nagu mega kiirelt ära. Et tegelikult inimesed ei tarbi seda kanalit enam nii väga nagu sellise klassikalise kanalina ja tegelikult see sama toimub ju ka paberlehtede mõttes. Miks siin meil paberlehed järjest ennast kokku tõmbavad, et siin lõpetasid esmaspäevase lehe väljaandmise osad, nädalavahetustel tehakse harvemini, et ma arvan, et selline klassikaline reklaamikanal või klassikaline turunduskanal, kui siuke üldse on ära kadumas. No inimesed ju tarbivad informatsiooni nendes kanalites, kus nad viibivad ja enamasti inimesed viibivad tänapäeval sotsiaalmeedias ja tõepoolest, mida noorem generatsioon, seda rohkem nad tarbivad infot sotsiaalmeedias, seda vähem nad tarbivad traditsioonilist meediat. Aga see on tegelikult kaks asja, et tänu sotsiaalmeediale igaühel, sõltumata sellest, kui kogenud ekspert või professionaal ta on, tal on tasuta platvorm. Ta saab kasvatada enda auditooriumi ja ta saab rääkida nendest asjadest, mis tema jaoks on olulised ja kui ta teeb seda järjepidevalt, siis tema ümber tekib tema lojaalne ja usaldusväärne fännibaas. Teistpidi, kui sa oled juba kogenud ekspert, kui sul on juba teadmised ja kogemused ja sa oled juba traditsioonilises meedias, siis sotsiaalmeedia annab sulle võimenduse. Iga uudis, mis ilmub traditsioonilises meedias, see hakkab oma elu elama siis, kui sa seda jagad, siis kui selle ümber tekib dialoog, sest suhtlus tänapäeval ei ole enam ühesuunaline pressiteadete väljasaatmine, vaid see suhtlus toimub mitmetes kanalites, väga paljude erinevate auditooriumite vahel ja sa saad valida, kas sa oled osa nendest diskussioonidest või sa jääd välja. Et see on nagu siuke no ütleme, seda me oleme siin natukene mingites varasemates episoodides ka käsitlenud, et tegelikult see võib olla nii hea kui halb, sellepärast, et kui varasemalt oli mingisugune filter vahel, et mis on ju eetrisse paisati, see muidugi filter oli nii positiivne ja negatiivne selles mõttes, et see osaliselt võib-olla teostas mingisugustel asjadel faktikontrolli või ütleme, kes oli siuke respektaabel uudiste portaal või asi, ütleme kanal, ta nagu teostas mitme allika kontrolli ja kõik need faktikontrollid enne ära ja siis edastas uudise ja siis olid igast kõmumeedia asjad, mis nagu panid mida iganes eetrisse läks. Aga nüüd sotsiaalmeedias on tegelikult see, et võib-olla vabandust väljendusest, aga iga loll saab rääkida, mis ta tahab, on ju. Ja see tähendab seda, et tegelikult nagu paiskub laiali nagu metsikus koguses infot ja selle võrra sellest infost on palju keerukam aru saada, et nagu ei pruugi olla ilmtingimata nagu see, kellel on kõige suurem follower base, see, kes on nagu kõige ratsionaalsem teemal rääkima, on ju. Ja väga tihti see, kes ongi loll,
võtab sõna oluliselt rohkem kui need inimesed, kellel on midagi öelda ja ma näen seda väga tihti, et sellised klassikalises mõttes edukad traditsioonilised juhid ja eksperdid ei kasuta sotsiaalmeediat, sest neil ei ole aega selle jaoks, aga siis nad muutuvad väga kiiresti ebarelevantseteks väga suurte auditooriumite jaoks. Kui sa mõtled 40 ja allapoole, kui nad ei vaata traditsioonilist meediat, siis see ekspert tegelikult nende jaoks ei eksisteeri. Ja me väga kiiresti harjume sellega, et üks või teine inimene võtab sõna teatud teemadel ja kui ta räägib sellest, siis me alateadlikult eeldame, et ta ka teab, millest ta räägib. Mis ei pruugi alati vastata ju tõele. Et siin ongi hästi oluline, et me ei sõdiks selle vastu, mille vastu meil ei ole võimalik enam sõdida. Digitaalsed kanalid ja platvormid on osa meie tänapäevasest elust. Ja me peame väga teadlikult, aga teistpidi ka ettevaatlikult seda kasutama, sest kui ma vaatan persoonibrändingu seisukohast lähtuvalt, siis iga sinu postitus, aga ka iga sinu kommentaar loob seda kuvandi. Ja see võib mõjuda väga positiivselt, aga ka võib mõjuda väga negatiivselt. Et kui sa kutsusid mind rääkima Elon Muskist, siis ta on selline väga hea musternäide, kuidas läbi persooni brändi on võimalik luua enda meediaplatvormi. Et kui sa mõtled, siis ta on ise ametlikult välja öelnud, et Tesla ei ole mitte ühtegi senti kulutanud reklaamiraha, sest kogu turundus on käinud Elon Muski kaudu. Sest inimesed ostavad inimeste käest, inimesed samastuvad inimestega, kes jagavad nendega samu väärtusi aga teistpidi, kui need väärtused enam ei ühti, siis see persooni bränd võib mõjuda ka vastupidiselt. Ja see ongi see, et tegelikult just kui ma olen ise selle ausalt tunnistan, ma olin väga pikka aega ka Eloni üks suurimaid fänne, tulenevalt sellest, mida ta tegi. Just see, kuidas ta nagu revolutsiooniliselt tõi sisse nagu täiesti nagu uue kontseptsiooni autotööstusse, kogu see kosmosetööstus, mis on põhiline, miks ma nagu olen huvituntud kosmosetööstuse pool. Sest ta on alati olnud mingi miljon side-projekti, aga see attitude, kuidas nagu asju ära teha, vahet pole, et vahepeal failid ja ühesõnaga see attitude oli kõik väga positiivne. Ja see tegelikult ehitas üles väga tugevat nagu nii persoonibrändi, selles mõttes, et Elon kui Elon, aga ka väga tugevat nagu turundusbrändi, et Tesla, SpaceX, need on tegelikult nagu brändid, mis olid ikkagi väga, kuskil nägin hiljuti, et oli, kui vaadata neid kõige väärtuslikumaid brände või mis on brändi väärtus, siis Tesla oli tegelikult ikkagi seal nagu tippbrändide seas oma maailma tuntuse mõttes, et meil on ju teada, et Apple, mingisugused, teised on veel sellised, kes on nagu väga tuntud, väga kallid brändid, aga erinevus on selles, et Tesla jõudis sinna, nagu sa ütlesid, on ju, põhimõtteliselt sentigi sisse panemata. Et tegelikult puhtalt sellist uudset, mitteklassikalist turundusmeetodit kasutades ja laias laastus Eloni tuules. Siis saabus 2024, kus Elon, mis täiesti absurdselt mõnes mõttes arvestades ka seda, kui tema viimase eluraamatu kirjeldustes, kuidas ta suhtumine Trumpi oli tegelikult väga negatiivne. Sest et Trump on the biggest bullshitter in the world, oli tema see lause on ju. Ja siis ta järsku oli Trumpi paadis ja ta hakkas täielikult ütleme otse ajama kelbast. Et nagu see jutt, mis tal suust välja tuli, tema seisukohad läksid nii risti vastupidi sellele, kes oli klassikaline nagu tema järgija. Et täna, mida me näeme, Tesla on mõnes mõttes muutunud paaria brändiks. Ja see juhtubki niimoodi, siis, ja see on ühest küljest ka persoonibrändingu eesmärk luua oma sihtgrupiga väga sügavad emotsionaalsed ühendused. Sa samastudki tema väärtustega, sa samastud tema visiooniga, siis kui sa mõtled, siis aastaid teil on ju rääkinud ainult inimkonna tulevikust. Ja kui sa tahad midagi ehitada,
ehitada midagi suurt, siis see on klassikaline viis, kuidas seda teha, et sa müüd seda visiooni ja Elon on teinud seda suurepäraselt. Teine asi, mis on persoonibrändide puhul hästi oluline, on autentsus, et inimesed näevad seda, et sa ei kanna maske, sa oled täpselt selline, nagu sa oled. Ja Elon on tõepoolest olnud ilma filtrita kogu aeg. Aga siin on jällegi hästi oluline aru saada, et selline toores autentsus ei tööta pikas perspektiivis, nagu me praegu näeme ka Elon Muski puhul. Kui sa kasutad persoonibrändi ärilises kontekstis ja sa tahad, et see toob sulle tulemusi ja see aitab saavutada sulle eesmärke, meil on vaja, et see autentsus oleks strateegiline. Et sa ühest küljest saad aru nendest asjadest, mis on sinu jaoks olemas, hästi olulised, aga teistpidi sa väga hästi saad aru sellest, mis kõnetab sinu sihtgrupi. Ja see, mis praegu toimub, ongi on olema selline väljend nagu parasotsiaalne kindumus, kui inimesed sõna otseses mõttes armuvad avaliku elu tegelase imagosse ja nad hakkavad samastuma selle inimesega. Ja mis juhtub siis, kui see loodud kuvand enam ei vasta nendele ootustele, ei ühti nende väärtustega, siis nad tunnevad väga-väga sügavat alateadlikku pettumust. See võib olla isegi tugevam kui oma lähedase inimese poolt reetmine. Ja siis, kui nad sügavalt tunnevad seda, et nad on reedetud, siis tekib kognitiivne dissonants ja nad hakkavad sellele vastu vaidlema. Ja see ongi see, mis praegu Eloniga suures pildis toimub. Tema kõige lojaalsemad fännid, tema kõige lojaalsemad töötajad tunnevad, et ta ei ole enam see. Ta on reedetud, jah? Nad on täiesti reedetud ja Elon ei tee ka mitte midagi selleks, et neid tagasi paati saada. Ja teine asi, mis on muutunud, on see, et Elon kogu aeg rääkis suurest pildist, aga viimastel aastatel, viimane aasta eriti, fookuses on Elon. Ehk siis tema turundus, tema vaba eneseväljendus on muutunud hästi egokeskseks. Ehk siis mõelda nagu võim oleks pähe löönud ikkagi lõpuks? No võib öelda niimoodi, et ma, kuna siis, kui sa tahad luua sellist väga tugevat brändi, sa pead arvestama sellega, et sa ei saa kõikidele meeldida. Ja ei, seda kindlasti. Ja selline strateegiline polariseerimine on väga hea strateegia ja see töötab. Ja see on töötanud ka Eloni puhul aastaid, aga see on läinud võib-olla üle võlli ja kui ma mõtlen, kas tema praegustes tegevustes võib olla mingi strateegiline lähenemine, mida lihtsalt teised ei näe, siis võib-olla tõepoolest suures pildis, mingis pikas visioonis ta teab, mida ta teeb, aga ma arvan, et seal mängib hästi suurt rolli ka suurenenud ego, mängib ka suurt rolli see, et talle ilmselt ei ole ka väga palju inimesi, kes ütleks talle, mida sa teed. Lähikonnast, ja suure tõenäosusega ta ei pruugi ka seda kuulata, sest ta on ju alati võidelnud kritisismi vastu, aga praegu see on läinud väga isiklikuks, mis tähendab seda, et ei pruugi ka tagasisidet vastu võtta, et see sõdimine on juba muutunud sõdimise pärast lihtsalt üheks asjaks, mida ta teeb. Ehk siis kõik need väljaütlemised on ilmselgelt väga-väga emotsionaalsed. Ja seda ma mäletan ka, et kui ma mõtlen tagasi sellele samale nagu kogu sellele, ütleme, ma just eelmine suvi kuulasin seda just audiobookina seda Eloni viimast elulugu, mitte seda esimest, mis oli vaid seda teist, mis andis siukse suhteliselt poolmorbiidse pildi sellest, kuidas ta nagu opereerib, mida ta mõtleb.
see, et ta paneb üle võlli suhteliselt tihti on nagu tema siuke moodus operandi, et see on, mida ta teeb, on ju. Ta teeb seda oma kärbete puhul ja asjadest, ta teeb seda nagu printsipiaalselt, ta teab, et ta teeb seda üle võlli. Selle mõttega, et tema arusaam on see, et kui sa ei tee seda piisavalt, siis sul jääb alati mingit mõttetut rasva seal üle, millest sa ei saa kunagi lahti. Sa peadki tegema üle võlli ja siis korrigeerima. Aga ta on hakanud seda ka rakendama järjest rohkem nagu ütleme kõiges, mitte ainult nagu finantskärbetes või efektiivsuse saavutamises, ta on hakanud seda järjest rohkem laiendama nagu teistesse valdkondadesse ka ja see on just nimelt hakanud muutuma isiku kesksemaks, et nüüd ta nagu see tundubki, et täpselt, et ta sai üllatavalt järsku üllatavalt palju võimu ka nagu riigi tasandil tegelikult, mis ausalt ma arvan, et üllatas meid kõiki. Ma arvan, keegi meist ei arvanud, et Trump võtab niimoodi oma ühe suur annetaja ja suur nagu sponsori niisugusel tasemel nagu sinna sisse, et tõesti nad on praktiliselt nagu ongi bromance, et nad on seal kahekesi koos möllavad, laamendavad ja võimendavad üksteist. Ja ega Trump on samat moodi isikukultus. Mõnes mõttes isegi hullemalt. aga selles mõttes, et Trumpil on mingit sorti filter. Elonil pole üldse filtrit. Ja see nagu, ausalt suure tõenäosusega mina näen, et siit tuleb ühel hetkel mingit sorti nagu plahvatus nende vahel ka, et see kaks nii suurt ego ma ei näe, et elaksid ühes paadis nii kaua. See on väga hea, et sa sisse tõid, sest kui mõelda sellistele ikoonilistele brändidele, siis kindlasti Donald Trump ja Elon Musk on kaks võib-olla kõige olulisemat kultust meie maailmas. Aga erinevus on võib-olla selles, et Donald tõesti kas vihatakse või armastakse, aga ta praegu kõikide nende asjadega, mida ta teeb, ta tegelikult kõnetab oma ideaalset sihtgruppi, siis mida rohkem teised teda vihkavad, seda rohkem tema auditoorium teda armastab, et seda oli ju näha tegelikult valimistel, aga Eloni puhul tema on tegelikult jätnud enda põhiauditooriumi ja põhifänne parda taha ja siis kuhu see kõik välja jõuab, väga palju sõltub ka sellest, mida ta teeb. Et kui sa oled näinud just paar päeva tagasi ilmus uudis, et ta tegi üllatus koosoleku Tesla töötajatega, mis automaatselt tõstis Tesla aktsiaid samal päeval 12%, et mõtle, kui suur mõju tegelikult kõikidel nendel asjadel, mida ta teeb, on. Ja ma arvan, et kui ta peaks minu klient olema, siis üks asi, mida ma talle kindlasti soovitaks, on astuda samm tagasi ja suhelda oma põhiauditooriumiga, rahustada neid ja minna jälle sellele tasandile, kus tema oli see tuleviku visionäär, et ta lõpetaks X-is vaidlemisi ja keskenduks sellistele olulistele asjadele, milleks ma arvan, ta on võimeline. Aga see on selles mõttes nagu mõnes mõttes natukene lost koos, kui see oleks tema nagu kui see tema brändist vastutaks, ma arvan, see oleks juba kiilakas juuste välja tõmbamisest. Aga ütleme seal ma kardan, et ongi, kui vaadata varasemad, siis Elonit on üritatud kammitseda nii FCC poolt, nii tema enda erinevate nõukogude poolt, et nagu tõesti, et vahepeal talle minu meelest taheti enam-vähem siuke babysitter panna nagu Twitteri jaoks. Ta on selles osas täiesti süüdimatu. Ta ei suuda ennast kontrollida selles absoluutselt ja ma ei näe seda võimalust, et ta reaalselt seal nagu keegi suudaks teda sellest nagu tagasi tõmmata. Ja pärast seda, kui ta X-i endale nagu ära ostis, mis oligi laias laastus selleks, et ta saaks tweetida nii palju, kui tahab, mida iganes tahab, kuna iganes tahab, et siis ma ei näe, et ta sellest nagu sammu tagasi suudaks teha. Ja minu jaoks ongi nagu see, et ta on nagu oma sellest, just nimelt, et kui Trump teeb, mis ta teeb selleks, et enda koortoetajaid nagu kasvatada enda konkreetse platvormi peal, ta on nagu platvormil mõnes mõttes truuks jäänud, et see ongi tema. Siis Elon on nagu selle täis nagu 180 kraadi teinud, et ta nagu hüppas tundmatus kohas vette ja jättes kogu oma lifeline'i nagu kõrvale. Ja see on siuke klassikaline Elon muidugi, seda ta on teinud enne, seda kõik need pedotweedid ja see funding secured ja ta on alati olnud ilma filtrita oma sellistes arvamustes ja see on alati mõjutanud brändi tohutult.
aga noh, ma ei tea, mõnes mõttes nagu siukse brändingu eksperdina, kui tõenäoline on, et Tesla sellest üldse saab välja tulla? No Elon on olnud nendes igasugustes mainaskandaalides ju ka eelnevalt. Aga nad on olnud olulised ja marginaalsemad kui see, mis praegu toimub. Kui ta jätkab samas vaimus, siis ilmselt valgust tunneli lõpus väga ei ole. Aga nagu ma ütlesin, et see viimane uudis, et ta on tegelikult rääkinud oma töötajatega, öelnud neile, et ärge Tesla aktsiaid müüge, mis on suurendanud jällegi investorite usku temasse. Kui ta jätkab just selles suunas strateegiliselt tegutsemist ja ma arvan, tal endal, ma väga ei usu, et ta kedagi kuuleb. Ma väga ka ei usu, et tal on ka brändingu strateeg temaga kõrval. Aga ma arvan, et tas endas on sellist strateegilist mõtlemist piisavalt palju, et kui tal see võitlus ego ja strateegia vahel pole mitte, et strateegia võidab, aga natuke tasakaalustab seda egotrippi, siis ma ei välista seda. Sest jällegi võib-olla see, mida me näeme USA-s, seal sotsiaalmeedia võimendab kogu seda olukorda, Elon omakorda võimendab seda olukorda ja kõik need protestid Tesla vastu on lihtsalt mitmekordne võimendus kogu sellele olukorrale. Aga ka see tuleb ka sellest, et asjad juhtuvad iseenesest ja Elon lihtsalt läheb praegu sellega kõigega kaasa. No see on jah eks ta selles mõttes natukene on siuke klassikalist öeldakse see, et kui vääramatu jõud satub kokku absoluutselt liikumatu objektiga, et seal toimub väga palju raginat. Et see on mõnes mõttes selline ma pakun, et kui kunagi tulevad üldse nagu raamatud sellisest persooni brändingust ja sellest, siis see on siuke peamine study case, et kuidas teha hästi ja kuidas teha halvasti nagu korraga nagu ühes persoonis koos. Kindlasti ta on väga-väga huvitav case study juba praegu ja ma arvan, juba praegu teistel on sellest väga palju õppida, mida ma oma klientidele ütlen, et see on väga hea case, mis näitab seda, et sul on kahte asja vaja, sul on vaja strateegiat ja autentsust, sest lihtsalt nähtavus ilma läbimõeldud plaanid ei too sulle tulemusi. Kui sa tahad lihtsalt pildis olla, lihtsalt kuulus olla, lihtsalt saada meedia tähelepanu, siis seda Elon praegu saab väga hästi, sest tema igat liigutust ju vaadatakse ja see on kohe automaatselt meedias. Ma arvan, et Eloni puhul ongi oluline, et ta tuleks tagasi oma visiooniga hakkaks sellest rääkima, sest ma arvan, et see tuletaks meelde sulle, ka kõikidele teistele tema fännidele, miks ta meeldis sulle algust peale, sest ega kõik need veidrused, mida ta praegu teeb, nad ei ole midagi uud. Ja, ütleme, mis on, ma arvan muidugi, mis on meil siin Euroopa kontekstis nagu võib-olla dramaatilisem isegi kui USA-s. USA-s on rohkem see kliimatemaatika, see, et on Trumpiga nii paadis ja kõik need teemad. Seal on nagu see pettumus on just nagu nende, kes on olnud rohkem, ütleme, seda brändi võtnud kliimabrändina. Ehk siis keskkonna aspektidest, mitte tehnoloogia brändina, vaid keskkonna sellena. Seal on see pettumus suurem kui tehnoloogia poolest. Tehnoloogia poole peale ei ole midagi halvemaks läinud. Aga Euroopas on, ma arvan, väga suur kontekst ka sellel, et Elon kogu seda nagu poliitikasse nagu sekkus, et ta hakkas Euroopa poliitikasse sekkuma, et ta poliitikas on võtnud sellise äärmus parempoolse, mis isegi ei oska öelda, ütleme, äärmuslik, pigem isegi lihtsalt äärmusliku lähenemise ja see, et ta on võtnud seda ka
sellise, selle Venemaa, ütleme, mõnes mõttes, see Trumpi loogika, et venelastega tuleb ikkagi äri edasi teha ja nagu kõik see, et ja see mingi Vene delegatsiooni kiitmised, need on nagu nii vastukarva, et isegi kui ta nüüd ühel hetkel nagu üles ärkaks, ma kahtlustan, et kõige tõenäolisem koht, kus üles ärkamine tuleb, on see, kui nad lõpuks Trumpiga tülli lähevad. Lähevad tülli, lähevad lahku ja siis suure tõenäosusega neil tuleb omavahelist ragistamist ja vaata, siis ta võib pöörduda tagasi oma baasväärtuste juurde mingil määral. Ja siis on küsimus, kuidas ta sellest nagu välja suudab tulla, et kui palju ta suudab oma brändi tagasi tuua, aga see on umbes nagu see, et kui sa oled ikkagi kellessiga armunud, siis temast pettunud, sest ta pettis sind, on ju, süda on murtud, kas sa suudad seda suhet taastada, aga ta ei tule kunagi tagasi enam sellesse, mis ta oli algselt. No need mõrad kindlasti jäävad ja see pettumus kindlasti jääb ka. Tema puhul siin on mitmel tasandil on ju pettumusi, et kellel mis pettumus täpselt ja kui suur ta on. Jällegi, et kui sa tegutsed sellisel tasandil ja kui sul on nii palju võimu ja kui sa oled Elon Musk, siis sul on ka arvamus endast väga kõrge. Ja, sul on väga suur arvamus iseendast, sul on üli suur enesekindlus, aga ka väga suur vastuseis igasugusele kriitikale ja natuke meenutab see sellist väikse poisi unistust, et ta sattus järsku maailma kõige suuremasse mängupoodi ja ta võib nende asjadega mängida, lõhkuda, vaadata, mis sellest välja tuleb. Ja siin ongi, ma kardan see, et Elon on saanud hästi palju nagu karastust sellega, et ta nagu niinimetatud võidelnud establishmendi vastu. Et ta ju läks sektorisse, mis oli väga paigas, murdis selle tabusid autotööstuses. Siis ta läks sektorisse, mis oli veel rohkem paigas, veel rohkem nagu mõnes mõttes tabu kogu see kosmosetööstus, murdis selle ja revolutsioneeris selle. Ehk tema arvamus ongi, et see, kui ta saab nagu tugevat pushbacki, sest see tähendab, et ta teeb õiget asja. Sest ta murrab seda establishmenti. Et see on nagu tema selline, ta on seda nii mitu korda edukalt teinud. Et ma arvan, et tal ongi see arvamus, et mida rohkem on pushbacki, seda õigemat asja ma teen. Ja vaata nüüd, kui ta paneb suure tõenäosusega nagu täies mahus rappa, siis see, et ta nagu järjest rohkem mülkasse lähed, tähendab, et ta teeb ainult, ta on õigel teel. Et ma kardan, et sealt seda nagu feedbacki, ta pushib liiga kaugele, ennem kui ta hakkab aru saama, et kurat, võibolla seekord läks võssa. No ta kindlasti ilmselt usub praegu, et ta muudab jällegi tervet ühiskonda. Tema põhisõnum sel samal Tesla töötajate koosolekul oligi, et püsige minuga ja varsti te näete midagi sellist, mida maailm ei ole näinud. Me ei tea, mida me täpselt siis näeme, aga tema ilmselt arvab, et ta teab, kuhu ta liigub ja võib-olla teab ka. Jah, ei selles kokkuvõttes võib olla, et ta näebki midagi rohkemat, aga ma kahtlustan, et siin on pigem nagu ikkagi see oht, et see kogu kupatus plahvatab talle näkku ja ta ei, nüüd sealt on edasi küsimus, et kui tugevalt suudas välja tulla, sest ma tean, et tema kõige parem nagu opereerimine, kuidas ta ise kõige paremini opereerib, on siis, kui on mingi major kriis. Ja ilmselgelt tal on hetkel see major kriis, ehk siis ta on oma sõiduvees, aga lihtsalt küsimus on, kuidas see nagu kõigile selle ülejäänule mõjub. Et ma arvan, et siin ongi see oluline nagu võtta, et kes iganes mõtleb ka nagu enda persooni peale, päris võib-olla me kohe nii ambitsioonikaks ei lähe, et võtaks nagu samal tasemel nagu Elon, aga et kes mõtleb nagu enda sellise nagu peale, et kuidas üldse nagu kõike seda teha, et siis sellised arusaamad, mis on see, mis töötab ja mis on see, mida mingil meetodil teha ei tohi, on minu meelest väga olulised tänapäeva sellises turundusmaailmas.
Sa oled kindlasti Spider-Mani filmis kuulnud sellist lauset, et suure võimuga kaasneb ka suur vastutus ja ka persoonibrändi puhul, eriti mõjuka persoonibrändi puhul selline eneseteadlikkus, enesereflektsiooni võimalus, võime on hästi olulised. Selliseid väga tuntuid brändi on lihtne siin analüüsida, sest kõik teavad nende kohta, aga mida väga tihti inimesed unustavad, et igaühel äris professionaalsetes kontekstides on persoonibränd olemas, see on see, mida inimesed sinu kohta ütlevad, kui sa oled ruumist lahkunud, aga tänapäeval see on veelgi rohkem see, mida inimesed sinu kohta teavad enne, kui sa ruumi sisened, ehk siis kõik sinu sõnavõtud digitaalsetes kanalites loovad sinust kuvandi ja see teadlikkus ja strateegia mängib siin rolli, et sa saad aru, kas see kuvand, mida luuakse või kas sa lood ise seda kuvandit või seda luuakse sinu eest ja kas see töötab sinu kasuks või sinu vastu. Väga hea, lõpetuseks ma arvan väga hea. Aitäh tulemast, Alessia! Aitäh!